Tere armsad, Ürgväe koda soovib teile head algavat aastat. Vaatame, mida toob aasta 2019 Skorpionile. Skorpionide 2019 aasta väljakutse on tegeleda oma paarisuhetes ja ka sõprussuhetes tasakaalu leidmisega. Väga palju ilmub välja informatsiooni ja uusi väljakutseid, mis kas aitavad tasakaalu luua vastavalt sellele, kuidas te valite käituda nendes olukordades või siis löövad need tasakaalust välja. Aasta alguses peate te alla neelama midagi, mis võib olla raske alla neelata, mis on võib-olla liiga suur suutäis. Aga pean ka ütlema, et selle olete te ise endale teinud selle suutäie. Te peate sööma oma sõnu nii-öelda või siis maitsma oma töövilju. Ja me ei räägi tööst, vaid millestki, mida te olete ise öelnud, loonud või tekitanud. Mingi olukord võib teile kas nüüd just kurjasti kätte maksta, aga valusa õppetundi anda, et te oma käitumist oskaksite parandada või oma sõnu natukene nürimaks teha, et need nii teravad ei oleks, sest miski karma abil tuleb teile nüüd tagasi aasta alguses. Et vastavalt sellele, kui keerulise olukorra te olete loonud, seda keerulisem on teil endal seda alla neelata. Ja seda tehes palun tuletage meelde, et ise tegin. Aasta keskpaiku on teil kõik vahendid, et luua. Ehk siis teil tekivad võimalused kas otsast alustada millegagi, või siis käesolevat projekti veelgi edasi viia. Räägime tööalaselt, aga ka suhetest ja suhete all pean silmas siis mitte ainult armastussuhteid, vaid ka inimsuhteid üleüldiselt. On tunne, et nende sõnadega või siis eemal olemisega olete te tekitanud tühimiku, millesse te peate nüüd uuesti investeerima ja looma. Et tasakaalu tekitamine iseendas ja selles, kuidas te maailmasse ja inimestesse suhtute, on teie suur väljakutse sellel aastal. Ja see, mida te loote, sellest sõltub teie stabiilsus. Aasta lõpus on teil finantsalaselt võimalik rahulolu või sellist pigem külluslikku paigalseisu nautida. Üritage seda siis võimalikult rabelemata nautida, jagage lähedaste ja perega, sellepärast et otsa teil ressursid ei saa ja rahaasjad, tööasjad on asjad, mille pärast te sel aastal muretsema ei pea. Ainuke väljakutse ja probleem, mis teil sel aastal on oma teravust lihvida ja oma suhteid tasakaalustada ja tõsiselt vaadata selle peale, kuidas edasi minna nende suhetega ja kuidas teie saate osaleda selle tasakaalu loomises. Mitte lihtsalt istuda ja oodata, et keegi teine otsused vastu võtab,
ja samas mitte ka agressiivselt üritada neid asju parandada. Selleks, et tantsida, on vaja kahte, see käib igasuguste suhete kohta. Ja kui muusika juba mängib, siis tantsupõrandale seisma jäämine ei ole lahendus. Ühine rütm tuleb leida ja samuti tuleb rütm leida iseendas, et ei tekiks seda olukorda, mis aasta alguses, et te peate enda keedetud suppi helpima. Ja palun siis selles olukorras mitte süüdistada kedagi teist peale iseenda selles. Ja ka seejuures mitte süüdistada, vaid lihtsalt mõista, et igal asjal on tagajärg. Ja võib-olla parandada sellega oma tulevikku, oma käitumist, sõnu ja suhtumist muutes. Aitäh, selline aasta tuleb Skorpionile 2019. Olge hoitud!